Teate, ma just seisin siin posti taga ja mul tuli meelde üks asi, mis ma kunagi lugesin. Et kui te peate suure publiku ees esinema, siis te peate tegema võidupoosi, vähemalt 5 sekundit. Tehke minuga seda koos täna. Kujutage ette, et olete Usain Bolt ja te just võitsite olümpia kuldmedali. Mis teie reaktsioon on? Nii, tõstame käed. Vot, väga hea. Nii et kui te kunagi peate suure publiku ees esinema, siis minge vetsu ja tehke seda 10 sekundit. Aga see oli boonustrack. Tegelikult ma tahtsin teie käest küsida, kes teab, mis juhtus 1. veebruaril ehk laupäeval? Ahah, okei, vot, Brexit juhtus. Ja ma mõtlesin, et ma räägin teile 5 väiksest asjast, kuidas Brexit meie elu muudab. Number 1, haridus. Praegu maksab näiteks Inglismaal õppimine 9000 naela aastas. Pärast ülemineku perioodi võib see summa tõusta kuni 18 000 naelani aastas. Number 2, reisimine. Lennupiletite hind arvatavasti tõuseb hüppeliselt, nii et kes tahab väikese eelarvega Londonis ära käia, siis tehke seda järgmise aasta jooksul. Number 3, viisa. Me saame ka pärast Brexitit ilma viisata Suurbritanniasse reisida, aga kui te tahate sealt töötada, õppida, elada, siis on teil kindlasti viisat vaja. Number 4, väga aktuaalne, internet, 3G, 4G, 5G. Praegu, kui te lähete Londonisse reisile, siis need hinnad ei ole väga palju erinevad Eesti endadest, aga pärast Brexitist need hinnad tõusevad ka hüppeliselt. Ja number 5 oli kaupade tellimine. Kui te tellite internetist kaupu Suurbritanniast, siis pärast Brexitit lisanduvad igasugused erinevad maksud ning hinnad kindlasti tõusevad. Vot, aga lõpetuseks mulle tundub, et meie igapäevaelu Brexit väga drastiliselt ei muuda, aga loodame, et Suurbritannia ei ülehinda oma võimeid sooloartistina, nagu omal ajal Jerry Halliwell, kui ta Spice Girlsist lahkus. Aitäh!